suve teile ning nüüd ma annan sõna tänasele lektorile ja kolleeg, ole hea. Tere pealkonnad ka minu poolt ja mul on äärmiselt mõnus tegelikult esineda selles saalis, kus on teadlikud inimesed ja elukogenud inimesed ja inimesed, kes on läbi teinud erinevaid keerukusi ja raskusi meie Eesti riigi ajaloos ja ma isegi tunnen ennast sinnapoole juba aasta pärast on teatud vanus käes, mis riigiga siis haabub teatud sõnad. Mina olen siis tõesti geoloog, Alvar Soesoo on mu nimi ja hetkel olen Tallinna Tehnikaülikoolis ka professor ja Eesti geoloogiateenistuses nii-öelda teadusnõunik ja ma võin küll öelda, et ma olen maavaradega tegelenud väga suure aja oma geoloogia nii-öelda tegevusest ja ega ma kuskil mujal väga töötanud ei olegi, ikkagi geoloogiaga seotud töökohad on need alati olnud, et 10 aastat olin TalTechi Geoloogia Instituudi direktor, siis võib mõni öelda, et administreerimine, aga ma päris seda geoloogiat maha ei pannud ja 2 aastat olin ka Eesti Geoloogiateenistuse direktor, no see oli ka väga geoloogiline. Ja kuna me nüüd õpetame ja kuidas öelda siis, jagame infot ka väga noortele inimestele, täpselt samal ajal eile veel käis Eesti Geoloogiateenistuses viimane grupp Eesti koole, kellele me räägime maavaradest, kivimitest, settekivimitest ja kõigest sellest selle ümber, siis noored küsivad, et aga miks hakata geoloogiks, et mida see geoloogia annab ja kas ta annab midagi, siis ma ütleks, et praegu olen küll väga sellises geoloogilises situatsioonis, et kõik need meie suured mured rohetehnoloogiate arendamises ja uue maailma loomiseks ja praeguse maailma säästmiseks ja kõik niimoodi on seotud ikkagi ressurssidega ja sellepärast see pealkiri ka sai nii-öelda enam-vähem sinnapoole pandud, et me räägime siis Eesti maapõue ressurssidest ja kunagi oli ka aeg, kus neid ressursse ei tohtinud Eestis isegi uurida. See oli see aeg, kui üks formatsioon oli lõppenud, mida me nõukaajana mäletame ja teine formatsioon Eesti Vabadus ei olnud veel saanud võib-olla päris jalgu olla ja siis tänu fosforiidisõjale, millest te ka kõik teate, eks ju, palju ja kindlasti minust rohkemgi, keelati ka Eestis maavarade uurimine ära mõneks ajaks ja ma selles ettekandes ka paari sõnaga räägin. Aga siis noortele inimestele, kooliõpilastele vastates, siis ma lugesin nii hästi kiiresti kokku, et mida see geoloogi elukutse annab ja ma leidsin, et ma olin geoloogina töötanud või olen praegu geoloogina töötanud 5 erineval kontinendil. Et kas või selle annab, et saab maailmas ringi käia ja aru nendest teistest asjadest, teistest kultuuridest, aga ka teistmoodi geoloogiast. Nii et kui ma täna seda ettekannet kokku panin, siis panen selle teise mikrofoni kaugemale, siis ma mõtlesin, et ma räägin ainult üksikutest maavaradest, mitte kõikidest, mis meil Eestis on. Ja nendest üksikutest, mis on praegu nagu ilmselt tuleviku lõikes nagu olulised. Aga miks maavarasid on üldse vaja? Panin paar slaidi ette. Kui me vaatame seda ajaloo lihtsalt joonist, eks ju, kui seal kuskil 1700 aastal kasutati seal käputäis metalle, siis praegu oleme ajajärgus, kus me kasutame kõiki perioodilisuse tabelis teadaolevaid elemente, vanasti nimetati seda Mendelejevi tabeliks. Ja kasutame järjest rohkem, sest siin allgraafikul on ka näha, et
kuidas on kasvanud maailma populatsioon selle aja jooksul, eks ju, 1700, alla 1 miljardi inimese. Kui mina sündisin, siis oli üle 3 miljardi inimese maakeral ja praegu, ma ei tea, võib-olla keegi teab täpselt, aga umbes 8,2 miljardit võiks see arv olla praegu. Ja loomulikult iga inimene tahab oma osa sellest ja me oleme harjunud järjest rohkem ja rohkem kasutama ressurssi, sest meil on nagu suuremad vajadused ja mõned vajadused tõesti väljuvad sellest mõistlikust nagu elust tegelikult. Ja ameeriklased on ise selle kokku pannud, et Ameerikas praegu sündinud inimene kasutab oma elu jooksul ära, seal üleval on see kirjas 1,4 miljonit kilogrammi nii-öelda siis erinevaid metalle, mineraale ja kogu seda asja, mis loodusest tuleb. Näiteks pliid on vaja ligi 400 kilo inimese peale, soola 17 tonni, eks ju, ja diislit ja bensiini kokku, eks ju, jumal vaata, 275 000 liitrit, eks ju, ja nii edasi. Ja kui meid on hästi palju, siis on selge, et seda ressurssi kõigile ei jätku ja seda ressurssi juba praegu ei jätku, eks ju, aga praegu see võiks defineerida niimoodi, et seda ressurssi ei jätku juba umbes viimased 30-40 aastat. Ja kus on siis muutused? Muutused on kõigile teada, et rohepööre, säästlikum majandamine, seda viimast ma ei näe mitte kuskil. Rohepöördest me oleme kõik kuulnud, eks ju, teeme kõik elektriautod, meil on kõigil ekraanid taskus, kodus, öökapil, linnapildis, absoluutselt kõikjal on ekraanid olemas, kõik need nõuavad väga erinevaid elemente ja need on need uued elemendid, mis siis viimasel 20–30 aastal on kasutusse võetud. Nii et kõik see tehnoloogia, ka elektrituulikus on sees haruldased muldmetallid ja nende mass ei ole üldse mitte väike, nende mass on seal kuni esimeste tonnideni, et üks tuulik nii-öelda puhtalt tööle panna, tuleb siis kaevandada seda väga raskesti kättesaadavat elementi väga suures koguses. Aga see on see asi, millest meile tavaliselt ei räägita, et kui me kõik autod viiksime elektriliseks, praegu me räägime ainult sõiduautodest, siis oleks meil ainult see vaske vaja 10 korda rohkem, kui siiani on kaevandatud. Kust me seda võtame? Tegin siia see puudutab nüüd põhiliselt nii-öelda akusid, autode akusid, mis lähevad siis sõiduauto peale. Et see on nüüd prognoos, siin on siis erinevad elemendid. Ei olegi vaja neid värve vaadata, mis element on mis, aga 2030 on üks reeper üles sätitud, kuhu me peame jõudma siis oma, mitte siis päris täiusliku neutraalsusena süsiniku suhtes, aga maailm on nagu teistmoodi peaks saama üles ehitatud selleks ajaks. Nii et, aga kõikide nende metallid tarbimine läheb siis sellises koormuses üles ja kui ma panen siis näiteks 2021 aasta sinna kõrvale sellele, kus siis me oleme 2030, kes siis usub siin saalis, et meil on maakeral nii palju metalle olemas. See on nüüd 9 aastat tagune metallide reaalne tootmine nüüd siis selle tulba kõrval, kus me peaksime praegu juba 5 või 4 aasta pärast olema, eks ju. Mina ei ole rohepöörde kriitik, aga ma olen geoloog ja geoloogid on tihti ka realistid, nad teavad palju ühte, teist, kolmandat asja on. Aga tehnoloogid, nagu siin Tehnikaülikoolis, oskavad ka välja arvutada, siis kui vaadata seda 2 ülemist riba, et ülemine on elektriautod ja alumine seal on siis tavalised autod, siis näete, kui palju elektriauto tegelikult nõuab erinevaid metalle ja paljude nende lisanduvate metallide, ütleme, kättesaadavus turul on juba väga kehva. Ja kuidas toota siis ka puhast räägime puhta elektri tootmisest, siin on siis avamere tuulepargid, jube suur materjalikulu, just
just nende metallide kulu, mida ei ole praegu väga lihtsalt kätte saada. Aga kuni siis, siin on näha, et kui me põletame looduslikku gaasi, siis tegelikult see materjali kulu on kõige väiksem, kui me ühe megavati tootmiseks nagu arvestame seda, et seal on nagu arvestatud megavati tootmiseks. Ja et ei ole meil neid metalle võtta, siis Euroopa Liit ärkas ka üles kuskil 2012, siis kui Hiina oli praktiliselt kogu maailma juba vallutanud, Hiina alustas oma maailma vallutust 1980 metallide osas. Ja siis tehti Euroopa Liidus ka selline graafik, kuhu on siis pandud erinevad metallid, selle mõttega, et kui tähtis ta on nagu majanduse arendamiseks, et siis X-teljel ja milline on see kättesaadavuse risk Euroopa Liidule siis. Et mida kõrgemal ta on, seda suurem on risk ja need L-re ja H-re tähendavad haruldasi muldmetalle, seal on risk kõige suurem, sest ka Euroopa Liit sisuliselt on Hiina, ripub Hiina tissi otsas, et näiteks raskeid haruldasi muldmetalle toome 100% Hiinast või sisse, kergeid võib-olla 97%. Ja siin need punased täpid on, mis on nagu Eestis saadavad meil. Aga me neid praegu ei kasuta, aga nad on saadavad. Ja väheke sealt siis edasi, et enne nii-öelda seda ametlikku Ukraina sõda, Ukraina sõda hakkas minu jaoks 2014, aga see ametlik sõda hakkas väheke hiljem, siis ka Venemaa osa oli väga suur, kus Euroopa Liit tõi endale sisse siis päris mitmeid elemente, näiteks kandium ja vanaadium ja aga Hiina ei näe küll lugeda oma koha pealt, aga Hiina rida on ikkagi kõige pikem, kui me vaatame nagu terve maailma teisi riike, mis ka toodavad metalle päris kõvasti, siis Hiina sisuliselt kontrollib Euroopa Liidu kriitilise toorme sissevedu, rohkem kui 60%, keegi täpselt ei oska öelda, vaieldakse 60-80 vahel. Ja seda ka täna. Nii. Ja nüüd 23. aasta kokkuvõtte, siis loomulikult siis Venemaalt niimoodi otse ja ametlikult me enam paljusid metalle Euroopa Liitu ei too, aga ka see on metallide hinda mõjutanud, teatud metallide hinda ja globaalpoliitika kogu aeg muutub ja globaalpoliitika on muutunud ja kui me tavaliselt vaatame sõdu maailma ajaloos, siis näiteks väga selge on see, et viimase 2000 aasta jooksul ikkagi kõik sõjad on alanud sellepärast, et saada naabri ressursse enda kätte. Ma ei tea ühtegi sõda, ma ei ole ka sõja ajaloolane, et ajaloolased võib-olla räägivad ka teistest põhjustest veel, aga üks peapõhjus on kindlasti see, et ressurssi ei vaja. Ja praegu ma olen sellises kohas, kus ressurssi on kõige rohkem vaja. Meil ei ole kunagi olnud sellist ressursipõuda kui praegu. Ja ütleme niimoodi, et kui Venemaa nüüd Ukraina teatud alad on ära okupeerinud, siis ta okupatsioon algas või sissetung algas just sellest suunast, kus olid Venemaa arenguks ka kõige olulisemad metallid saadaval või teada. Ja kui räägitakse Ukraina kontekstis haruldastest muldmetallidest, siis praegu okupeeritud aladele jääb umbes 50% juba nende leiukohtadest, mis on siiani teada. Nii et see on väga hea näite, miks tehakse ühte asja või teist asja. Ja mõned sõjad on väga pikad olnud ja mõned sõjad on ka lõppenud nii-öelda ka ressursside osas ikkagi selle võiduga, kes on tugevam. Ja kellel on rohkem ressursse, see tavaliselt on ka tugevam. Naljakas, eks ju, niipidi mõelda.
kust me neid ressursse saame, kui me teame, et maakeral näiteks nii palju vaske ei ole võimalik kaevandada, et kõik autod viia üle elektriautodeks. No geoloogid teavad, et ei ole võimalik kaevandada. Siis vaadatakse merepõhja, väga kõvasti vaadatakse kosmosesse praegu ja asteroididel kaevandamine, võib-olla me vaatame kuud juba teise pilguga, hiljuti oli uudis, et kas heeliumi hakatakse kuud tootma kohe-kohe. Ja siis tekivad need väikesed kaevandused, mis on viimased 2000 aastat olnud. Need on nagu nii-öelda perekaevandused, kus tehakse seda kaevandamist hästi robustselt ja ma ütleks keskkonnaohtlikult, sest ei ole kaevandamist, millel ei ole keskkonna mõju. Kui üks müügiettevõte ehitab endale suure univermaagi, ütleme müügikeskuse, siis ka sellel on keskkonnamõju suur, sellest ei räägita üldse. Aga igal juhul igasugune tegevus, kus me maapinda puudutame, me tegelikult mõjutame seda. Nüüd pisut vaadata siis Eesti maavarade olukorda. Eestil on ka ikkagi üle 100 aasta on kogemus põlevkivi kaevandamises. Me kaevandasime fosforiiti rohkem kui 100 aastat tagasi juba siis. Ja meil on ka teatud maagid teada päris pikast ajast. Aga siin, kui seda poliitilist tagapõhja vaadata, siis ma panin ühe ministri pildi siia. See on aasta 2014, kui, täna me nimedest üldse ei räägi, aga kui minister ütles, et näiteks fosforiiti ei hakka valitsus kunagi isegi mitte uurima. Ja tema oli väljaütlemistelt selline väga selge ja ta teadis, et nii kaua kui on viimane eestlane, kes on selle vastu, valitsusel ei ole siis nii-öelda õigust hakata geoloogilisi uuringuid tegema mitte ühegi maavara otsingus. Mõni hetk tagasi peale seda tulid väikesed muutused. Me 2015 Tehnikaülikooli eestvedamisel tegime konverentsi, kus me esimest korda Rakveres rääkisime siis avalikult 2 päeva jooksul kriitilistest maavaradest. Isegi Euroopa Komisjoni maavarade nii-öelda peajuht oli seal esinemas ja saime väga head nii-öelda esinejad sinna ja ka üks ministeerium pidi sellest midagi õppima ja läks 2 aastat sellest veel mööda, siis anti nii-öelda ametlik luba maavarasid uurida. Ja see oli nagu läbimurdepunkt, aga loomulikult fosforiidisõja jäänus või ütleme fosforiidisõja selline allegooria ei ole tegelikult ju kuhugi kadunud ja vahel räägitakse täpselt ja häid ja õigeid asju sellest, aga vahel räägitakse ka valet selle asja kohta. Aga elu arenes edasi ja Arvaveres on Eesti Geoloogiateenistuse uurimiskeskus, kus siis on varjul kõik need puursüdamikud, mida on uuritud viimase enam-vähem 100 aasta jooksul. Seda on väga palju ja nimesid ei nimeta, aga seal on 2 tähtsat inimest peal, et üks on lausa Eesti president ja teine on praegune Eesti Geoloogiateenistuse direktor ja nii-öelda Eesti maavarasid kastid ees on fosforiit. Nii et Arvaveres on käinud ka peaministrid, ma ei tea, kas ka praegune ei suuda öelda, aga päris mitmed eelmised peaministrid on sealt läbi käinud, et nad oma silmaga näeks, et millest räägitakse. Panin ka paar slaidi selle kohta, et kuidas kaevandamine on Eestis nii-öelda viimasel, ütleme 10 aastal olnud, et need jooned näitavad lihtsalt kaevandusmahtusid aastas, et vasakpool on põlevkivi kaevandatud, me teame, et stabiilselt kunagi 15 miljonit tonni oli see põlevkivi kogus, mis siis riik lubas nagu põlevkivi aastas kaevandada. Igal ühel on teil oma arusaam sellest, et kas põlevkivi on
hea või paha. Aga see praegu ei pea emotsionaalseks minema selle peale, aga üldiselt siin graafikul on näha, et põlevkivi kaevandamine on langenud ja ehkki minu teada lubatakse ka praegu kaevandada kuni 15 miljonit tonni aastas. Parempoolsel pildil on lõbjakivi ja tolokivi, millest mõni inimene mõtleb, et see ei olegi maavara, aga see on võib-olla praegu koos põlevkiviga ikka Eesti kõige tähtsam maavara. Meil ei oleks isegi Tallinnad ehitatud kivilinnana, kui ei oleks seda kohalikku kivi siit võtta. Seda kivi on viidud ka kaugele kuni Peterburi taga välja omal ajal ehituskivina. Ja seal on 1000 kuupmeetrid, eks ju, et näiteks ehituslõbjakivi, mis on see kõige kõrgem joon, on siis, palju see on, 1000 korda 15 000, eks ju, saame sinna 3 nulli veel otsa, eks ju, 15 miljonit kuupmeetrit kaevandatud mõnel aastal. Nii et Eestis kaevandustegevus õnneks toimib ja jätkub, muidu oleks meil veel rohkem töötuid ja muidu me peaksime veel raha kulutama välismaalt sisse ostmiseks, nii liiva, kruusa kui ka lõbja ja tolokivi sisse ostmiseks. Kruusliiv on ka, igal ühel on tagaaias võib-olla kruusa ja liiva. Tihti ei võeta seda maavarana, aga see on Eestile ikkagi väga oluline maavara ja ta on regionaalne maavara. Aga nüüd, kui me suuri teeprojekte oleme kavandanud viimasel 10, siis vahel on ka tunne, et ka kruusaliiva peab vedama juba 50, 70 või 100 kilomeetrit kauguselt, nii et ta ka ei ole väga regionaalne, aga teda läheb vaja. Kui meil ei oleks kruusaliiva ja lõbjakivi, dolomiiti, siis Eesti riik ei oleks selline, nagu ta praegu on. Ma mõtlen heas mõttes selline. Et meil on ikkagi väga palju oma ressurssi olemas. Põlevkivi, ma ei tea, kui palju teist arvavad, et põlevkivi on Eesti kõige tähtsam ressurss ja maavara. Julgeb veel keegi arvata seda. Väga meeldib. Tehnikaülikoolis on väga mitmed professorid, kes suudavad tõesti teaduslikult ära põhjendada, miks me ei saa või ei tohiks põlevkivist praegu lahti öelda ja mina olen nendega väga nõus, aga põlevkivist saab ka loomulikult uusi tooteid teha. Ja kuna teda on kaevandatud üle 100 aasta, ta on teada peaaegu 150 aastat ja teda on maa seest välja võetud kõvasti üle miljardi tonni, nii et ma tegin sinna kirjavea, kirjutasin üle miljoni tonni, miljon on väga väike, üle miljardi tonni on teda ära kaevandatud. Aga nüüd kaitsetööstus ju ütleb, et meil on lõhkaineid vaja kõvasti teha ja põlevkivi võib ka pakkuda toorainet lõhkainete tegemiseks, nii et õlilaev mõni päev tagasi läks sealt Sillamäe sadamast, mille venelased kinni pidasid Eesti õliga, eks ju. Et me oleme ka nagu väikest viisi ikkagi energeetilise materjali tootja ja seda tööstust me ei tohiks nagu kukutada. Ühe välisnäite ka toon, see on päris huvitav. Siin on, see ei ole eelmisest sajandist, see pilt on tehtud võib-olla 8-9 aastat tagasi. Ma osalesin ise ka põlevkivi uuringutel Jordaanias. Jordaania on üks väga kena riik, erineb väheke teistest oma naaberriikidest ja Jordaania on see, kes tahtis siis nii-öelda põlevkivist elektrit tegema hakata. Nende sõltuvus elektri tootmisel on hästi tugev veel siiani Saudi Araabia naftast ja nad suudavad seda teha. Neil on väga ilus põlevkivi ja Eesti Energia nii-öelda, kes seda geoloogilist ja tehnoloogilist projekti seal juhtis, suutis ka välisinvestori ära meelitada väga suurte rahadega sinna sellesse investeerima, nii et põlevkivi ei ole surnud praegu ja ta loomulikult ei ole ka Eestis surnud. Aga
keegi võib küsida, et keskkonnamõju siis, et kas temal on keskkonnamõju, vastan kindlasti, nagu iga maavara puhul saab vastata, et ka põlevkivil on oma keskkonnamõju. Ja keskkonnamõju on ühtepidi, kui kaevandatakse, seal on nii-öelda mõju veel ja põhjaveele, eks ju. Keskkonnamõju on ka see, kuhu jäätmed ladestatakse, et kõiksugu materjali tootmine ju toodab jäätmeid ja põlevkivi nii-öelda algtootmisega ma ei osanud neid jäätmeid ära kasutada kohe, sellepärast ongi need nii-öelda jäätmemäed, kus on siis nii-öelda see materjal, mis ei läinud tootmisse, pluss siis see materjal, kus on siis juba õli või energia välja võetud. Nii et põhimõtteliselt neid oleks palju väiksemana hoida, kui me oleks mõelnud korraga. Toodame elektrit, toodame õli ja jäätmetest teeme seda. Nii et kui kunagi fosforiiti hakkame kaevandama, siis võiks need asjad nii-öelda korraga tekkida, ka jäätmete ärakasutamine. See on üks Eesti maavara, ma ei tea, kui palju on kuulnud krüptoliit, argiliidist, mustast kildast või diktoneema kildast, nagu see vana nimi oli, eks ju, sellest on mingi 20 000 tonni uraani isegi toodetud Sillamäel omal ajal peale teist Isamaasõda. Ja see kivim on meil olemas, ongi tõesti must kivim. Tihti on öeldud, et see on väga suure keskkonnaohuga, kui teadlased käivad enne üle ja leiavad lahendused, siis see keskkonnaoht muidugi ei ole teab mis suur. Kes Pakri pangal käib, siis see on koht, kus on suhteliselt lihtne ära tunda see krüptoliit, argiliit, seal ta istub nii-öelda liivakivi peal, igaüks tunneb liivakivi ära, eks ju. Kõik see must, mis hästi plaadiline on, see ongi siis nii-öelda see must kilt ja paljud kardavad sinna minna, siis seal pidi olema uraani. Seal on, selles kildas on tõesti uraani, aga selles kildas on ka teisi elemente sees, mis on võib-olla kasulikud, et siin me mõned aastad tagasi, nüüd juba pea 10 aastat tagasi, modelleerisime kogu see ala, mis on värviline, ongi see kilda ala Eestis, aga ta tegelikult ainult põhjarannikul tuleb ise välja maapinnal. Et siin on modelleeritud seda uraani, mida punasem, seda rohkem uraani sees on. Et Kirde-Eesti on hästi kõrge kontsentratsiooniga, need numbrid on siin väikesed, et mingi kuni 330 ppm, mis tähendab 330 grammi tonnis. Kujutate ette, 1 tonn seda krüptoliit, argiliiti sisaldab 330 grammi uraani, puhast uraani. Seal Kirde-Eestis on need kogused või kontsentratsioonid veel kõrgemad, et ma olen mõõtnud ise ka proovi, kus on üle 1000 grammi tonnis, 1 kilo tonni kohta tuleb uraani. Ta ei ole nüüd selline asi, et te saate kohe uraanimürgituse või ta kiirgab või see on looduslik foon. Uraan küll laguneb, nagu te teate, eks ju, ja seal on üks asi, on radoon. Radoon on selle uraani lagunemise pika protsessi nagu üks vahepala, et radoon on gaas, õhust väike raskem. Ja see tõesti mõjutab inimesi, kui ta koksu satub, eks ju. Võib öelda, et selle uraani kõige suurem nähtav häda on see radoon. Aga radoon saab ainult seal siis kontsentreeruda, kui teil on maja ehitatud sinna krüptoliit, argiliidi sisse või kelder asubki krüptoliit, argiliidi sees ja te ei tuuluta seda. Nii et vanaadium on üks asi, mis on selline kriitiline element, mida Euroopa Liit ka praegu taga ajab, siis mida punasem, seda kõrgem vanaadiumi sisaldus, nii et ei ole ainult uraani seal, aga seal Kirde-Eestis on ka vanaadiumi sisaldused suured, kuni seal 2 tonni või 2 kilo tonni maagi kohta, nii et see on vanaadiumi jaoks ka päris hea kontsentratsioon juba, et kui ühte või teist asja sealt peaks hakkama kunagi kaevandama, siis vanaadium on ka kindlasti, mis tasuks sealt välja võtta. Kunagi me tegime sellise arvutuse ka, et siin on veel moluteen ja tsink ka juurde toodud uraanile, kuidas nemad siis nii-öelda paiknevad. Ja see arvutus tegelikult näitab seda, kus on arvestatud selle kihipaksust ka.
et kui on isegi madalam kontsentratsioon, aga kiht on paksem, siis see üldkontsentratsioon, mis te sealt kätte saate, on suurem ja siin on mõned tonnid ka või sellised arvutused ka tonnaažide kohta, et kui keegi tahaks nagu kogu Eesti graptoliitargiliidi üles kaevata, mis on absoluutselt võimatu, siis selle sees on oma 6,7 miljonit tonni uraani. No selleks jätkuks, ma ei tea, mitmeks 1000 aastaks, eks ju, kogu maailma jaoks, eks ju, praeguse tarbimise juures. Nii et Eesti on rikas. Ja selle ma pildi panin ainult selle alumise pildi osas, kus on mingi punane joon seal üleval, kui te näete, siis tol ajal me üritasime piiritleda ära, et kõik, mis punasest joonest jääb siis ülespoole, põhja poole, on see ala, kus siis nii-öelda graptoliitargiliit koos oma metallidega võib mõjutada inimtegevust. Nii et selge mõjutusala, aga see on see looduslik mõjutusala. Nii et looduses ei juhtu midagi ilmaasjata, aga kui seda loodust nii-öelda kallutada, et kaevata võib-olla vales kohas või teha oma kelter sinna sisse, graptoliitargiliidi sisse, siis kindlasti see inimmõju on olemas või õigem oleks öelda, mõju inimesele on olemas ja see on väga negatiivne. Mõned sõnad ka fosforiidist. Fosforiiti tõesti, nagu te olete ajalehest lugenud, eks ju, viimase 3 aasta jooksul teda uuritakse ja riik on andnud raha uurimiseks, mis on ainulaadne Eesti riigis maavara uuringute osas. Mina ei mäleta viimase 40 aasta jooksul, kus riik oleks andnud seda tüüpi maavara uuringuteks päris mitu miljonit, eks ju. See, mis praegu on riik sinna alla pannud, on suurusjärgus üle 6 miljoni euro. Ja Eesti fosforiit on need karbikesed liiva sees. Mõni on võib-olla isegi kuskil pangal näinud, eks ju, et liivakivis on sellised karbikesed. Karbid ongi need, mis fosforit sisaldavad. Ja nad sisaldavad veel haruldasi muldmetalle ka, nii et Eesti fosforiit on selles mõttes väga hea. Teadaolevad, nõukaajast teadaolevad maardlad on ka kenasti välja eraldatud, et Rakvere maardla on seal kõige suurem ja siis on ports väiksemaid ja need tonnaažid miljonites tonnides ka on nagu välja toodud, et näiteks Rakvere maardlas on 735 miljonit tonni P2O5 siis. See on väga ülisuur number, et väga suure tõenäosusega on Eesti fosforiidi reservid Euroopa suurimad. Nii, kui isegi need nõukaaegsed andmed alla võtta, me oleme neid andmeid üritanud kontrollida ja need on suhteliselt täpsed ja see oli juba aastal vist 2021, kui tuli välja nii-öelda Eesti Geoloogiateenistuse poolt siis välja öeldud väikene arvutus, riik tahtis teada ja et see arvutus näitaski, et meil oleks võimalik saada umbes 2,2 miljardit tonni P2O5 ehk siis fosforiidi kontsentraati, kus siis P2O5 sisaldus on suurem kui 30% ja tolle hetke väetistesse ümber arvutatuna, fosforit on eelkõige väetisteks vaja. Tema väärtus, siis turuväärtus oli paarsada miljardit eurot, eks ju. Paarsada miljardit tundub väga suur, eks ju, päris mitukümmend Eesti aastast eelarvet, aga päris selge on see, et keegi ei ole suuteline kaevandama ära kogu Eesti fosforiiti, kui seda üldse kaevandama hakatakse. Et selleks see projekt praegu ongi, et uurida, kas on sellel mõtet ja kui on, siis millised on need lahendused. Siin on üks koht ka Euroopa Liidu nii-öelda fosfaatse toorme teadaolevad maardlad on siin peal ja Eesti maardlad on ka seal kõige nagu rasasemad sellised mummukesed, kõige suuremad Euroopa Liidus ja seda tüüpi nagu Eestis sette
keskkonnas tekkinud karbifosforiiti Euroopas ei ole. Toome sarnast fosforiiti sisse ju Marokost näiteks, kus on ka sarnane setteline. Ja see osa, mis siis need viimased avastused on olnud, eks nad ei ole päris viimased, et haruldased muldmetallid on igal pool jõudnud nagu nii-öelda turutegijaks, sest neid on vaja, eks ju, ja ainult Hiina praegu suures koguses neid nii-öelda müüb. Siis tegelikult on meil olemas olnud ka Sillamäelse tehas, eks ju, väga kaua, mis on tootnud umbes 3000 tonni aastas, võib-olla praegu toodab rohkem teatud haruldasi metalle ja neil on tehnoloogia ka haruldaste muldmetallide eraldamiseks, aga nad toovad selle maagi sisse mujalt. Ameerika Ühendriikidest pikka aega siis on Aafrikast toodud, on Lõuna-Ameerikast toodud, aga see teadmine on olemas ja see on Euroopa Liidus ainuke tehas siiani, mis toodab haruldasi muldmetalli oksiide. Ja sellepärast nad siis edasi arendasidki ja sinna nii-öelda magnetitehase, neotüüniummagnetite tehase nüüd just käima jooksid, et veelgi rohkem väärindada seda, mida nad seal teevad, müüvad siis nii-öelda seda lõpp-produkti, mis on kõige kallim. Aga mis Eesti riiki puutub, siis siin on see riiklik kava olemas, et praegu kuskil mitte päris selle aasta lõpus, aga järgmise aasta alguses tehakse see oluline otsus, et kas siis minnakse uuringutega järgmisse etappi, ehk siis nii-öelda analüüsi etappi, mille hinnanguline kulu on juba 10–20 miljonit, tavaliselt riik ei tee seda tüüpi uuringut ise enam, siis võetakse nii-öelda näiteks kontsessiooni meetodil siis huvilised seda tegema või üks huviline seda tegema ja see siis arendab nii-öelda selle kuni siis lõpp-produkti tootmiseni välja, nii et seda ideed ei ole kunagi riigil peas olnud, et me kaevandame selle maagi, paneme Rail Balticule ja saadame Kesk-Euroopasse, et jumala eest ma ei ole kuulnud, et keegi oleks niimoodi mõelnud. Aga seal fosforiitide peal on veel üks maavara, millest vähem räägitud, see on glaukoniit. Glaukoniit on selline roheline, tavaliselt on glaukoniit liivakivi või glaukoniit lübekivi, tema pakub kaaliumi. Ja kui me tahame ikkagi oma väetisetööstust kunagi üles sättida, siis on kaaliumi ka vaja. Fosfor tuleb fosforiidist, kaalium tuleb glaukoniidist ja meil on need algkomponendid ise olemas. Mõned aastad tagasi ma tegin ka väikese, võtsin need arvud siis nii-öelda riigiametlikest riigieelarve dokumentidest, et väetis, kus me väetist siis sisse impordime ja kui palju, et too oli aasta 2019, siis Venemaalt importisime kõige rohkem, 2018 ka Venemaalt kõige rohkem, siis teised riigid ka. Ja kui palju me siis importisime, palju see rahaline väärtus on, siis aastal 18 oli siis 154 miljonit eurot, läks meil oma raha siis väetise impordi peale ja see 154 oli see, kus ma selle võrdluse tõin. Ütleme niimoodi, et see väetiste sisse importimine oli 2019 oli 179 miljonit eurot ja 2018 oli väike väiksem ja võrdluseks tõin siis, kui palju riik kulutab kogu teadus, hariduse ja innovatsioonisektori nii-öelda koolide ja ülikoolide hoidmiseks, siis need summad on suhteliselt suured, aga nad on väga sarnased üksteisega, nii et selles mõttes see väetistehase ehitamine on võib-olla päris hea. Paari sõnaga ka siis lisaks veel ühele Eesti nii-öelda kihile, kus saab maavarasid, millest on kõige vähem räägitud. Need on siis need kristallsed kivimid, mis ei paljandu siin
maapinnal, aga need on sarnased kivimid, kui keegi läheb Soome, siis Soomes on igal pool graniit ja gneis väljas. Jõhvi rauaanomaalia või magnetanomaalia on teada juba hästi ammu, rohkem kui 100 aastat, kui see avastati. Ja Eesti esimesel iseseisvusperioodil puuriti sinna ka lausa 700-meetrised puuraugud. Kujutada ette, eks 30ndate lõpus oli see tehnoloogia olemas, peaaegu 100 aastat tagasi tegime selle ära. Ja nõukaajal siis puuriti sinna veel 10 või väike rohkem auku ja siis üritati isegi hinnata seda Rauamaagi nii-öelda mahtu seal ja kõige suuremad hinnangud, mis ma olen sealt lugenud, siis need jäid kõik 200 miljoni tonni ja 1,5 miljardi tonni vahele. Rauamaagi Ferrum 2O3 selles ühenduses. Ehk need oleks juba Euroopa suurima Kiruna rauakaevandusega nii-öelda samastatavad suurused. Praegu me ei oska selle suuruse kohta öelda, kui palju seal seda mahuliselt seda maaki on, sest sellist uuringut me ei ole teinud ja sinna oleks väga palju uurimist vaja. Aga igal juhul, kui me 2019 hakkasime uuesti uurima, need olid üle 40 aasta esimesed süvapuuraugud, mida me siis Eestis tegime. Nii hästi oli Eesti poliitika muutunud, et meile anti luba puurida juba. Mitte ainult luba, anti raha ka. Ja sealt tuli, kui keegi tahab teada, kus see anomaalia asub, või see on siis Jõhvi ja Toila vahel, kellel on side selle piirkonnaga, siis ta on umbes seal keskel. Aga sealt me saime uusi andmeid ka, kui me hakkasime siis uuesti uurima palju targemana, paremate meetoditega, paremate aparaatidega, siis me leidsime, et sellele raud ei ole võib-olla väga atraktiivne, Kiruna kaevandab kõik selle raua ära ja suhteliselt odavalt, aga seal on ka sulfiidsed maagid sees, mis siis kannavad tsinki ja niklit ja vaske ja siis see on nüüd pilt, kus see AU ja AG on. Kes keemiat veel mäletab, siis aurum ja argentum ehk kuld ja hõbe, nii et meie maal on ka kulda ja hõbedat, see on konkreetne pilt, eks ühest Jõhvi ala poolsüdamikust, nii et kuni selleni välja, nii et need avastused on kõik kenasti tehtud. Aga kui võrrelda näiteks Skandinaaviat, eks ju, siin on need alad, kuhu siis punktiiriga nii Rootsis kui Soomes, need alad, kuhu on siis kus käivad väga intensiivsed uuringud ja seal uuringu maht aastas on, mida nad ära kulutavad, on umbes 200 miljonit eurot ainult uuringute peale, eks ju, nii et meil on see hea näide siin kõrval olemas kõik. Aga nüüd ma üritasin Eesti asja nagu kokku võtta hästi lihtsas nagu lähenduses, lihtsal joonisel. Kui me paneme need teadaolevad maavarad, mis meil on praegu sellisesse teljestikku, tal on siis olulisus tööstusele ja majanduslik tähtsus ja vertikaalteljel on nii-öelda ühiskondlik luba ja poliitiline risk. Ühiskondlikku luba on ka ühiskonnad järjest raskem kätte saada, sest keegi ei taha ju kaevandust oma tagauele, ei taha kaevandust 20 kilomeetri kaugusele oma elamisest ega põllust ja nüüd juba 50 kilomeetri kaugusele. Nii et seal on millega toimida. Aga siis need põlevkivi, lubja, tolvakivi, kruusliiv, savi, kõrvas on need, mida me ammu teame, eks üle 100 aasta oleme kasutanud. Ja kui me nüüd sellele paneme peale ühe kivi, mis on nagu tulevikuvõimalused tähendab seda, et mida me teame, mida on vaja, siis see pilt muutub väheke niimoodi, pilt muutub siis selliseks, et fosforiit on loomulikult oma metallidega praegu ka tööstusele ja majandusele väga tähtis. Uraan, toorium ilmselt selle peale on väga raske ühiskondlikku luba saada, me teame, et fosforiit
ka, eks ju, ta on üsna kõrge, eks ju, mööda seda vertikaaltelge, et sinna ka ikkagi nii-öelda rahva heakskiitu kaevandamisele saada on üsna keeruline. Ja noh, väärismetallid aluskorrast või siis ka akumetallid aluskorrast, nendest kivimitest, kus meie teadmised on kõige väiksemad, nende majanduslik tähtsus on kindlasti väga suur, aga samas ühiskondlik vastuseis on väga väike, sest keegi ei tea ja keegi pole harjunud sellega, et aluskorrast ka võib midagi kaevandada ja keegi ei kujuta ette, kuidas see kaevandamine välja näeb. Aga noh, kolmas võimalus, mulle meeldib see Maksimovi ilus pilt, et see ka meil alati olemas. See kolmas võimalus, et kõige lihtsam võimalus, me ei tee midagi, me ei uuri midagi ja me ei tooda midagi ja siis noh, koopas võib alati arvuti söetükiga seina peale joonistada, ei pea ju seda ostma poest, et sellega midagi teha. Et noh, see on ülekantud tähenduses. Tegin ühe joonise veel täpselt samasuguse, et olulisus tööstusele ja majandusele on horisontaalis, aga teadmiste tase on siis vertikaalis, mille kohta me palju teame, on jälle, siin on nüüd vales keeles ka, aga põlevkivi, lubjakivi, torokivi, liiv ja turvas on väga hästi ära uuritud, savi võib-olla mitte veel tippuurimisega. Aga kui me sinna samasugusele graafikule paneme siis nii-öelda tulevikuressursid ka peale, siis nagu siit näha on, siis uuringu tase on ikkagi väga erinev, et hästi läbi viidud uuringutega ei saa me kiidelda vist ühegi maavara puhul ja sellepärast, et nendega üldse edasi minna, isegi hinnangu tegemine, kas me hakkame seda kunagi kasutama või ei hakka, see võtab päris kõvasti raha, aga kui nüüd Eesti majandust vaadata, siis roheline ala on tegelikult see, kus võiks see tulevik olla, neid maavarasid tasub puutuda. Ja kuidas puutuda? Kui võtta jälle fosforiit, siis fosforiidi kaevandamine maa peal, kui ta on hästi kõrgel, seal kõige nii-öelda maapinnale lähemal on ta Kunda alal, et seal ei pea võib-olla rohkem kui 40 meetri sügavuse karjääri lõpuks tegema Kunda lõuna otsas. Miks me Rakveresse seda kaevandama ei lähe, see on 100 meetri sügavusel veekihid, eks ju, põhjaveele mõju, et seal inimene saaks kaevandustes liikuda, siis tuleb kõik see kaevandus ka maa alt välja pumbata, vesi välja pumbata, aga ma arvan, et tulevik on vaata selliste väikeste kaevandusrobotite pärast, mida juba nii-öelda konstrueeritakse, katsetatakse igal pool, mis ei eelda ka seda, et sa pead vee välja pumpama, ehk siis näiteks põhjaveele see mõju on üsna väike kui üldse, kui seda tüüpi kaevandamist mõtiskleda. Aga mis kasu eestlasele on, kui me fosforiiti kaevandame ja toodame sealt siis midagi lõpp-produktina, mitte ei vii seda välja. Ega ei olegi kasu, kui selle peale ei ehitata üles nagu uut tüüpi majandamise mehhanismi. Kui need kasumid siis kõik nii-öelda välisinvestorile lähevad, kes oma investeeringud siia paigutavad, siis on sama, mis Eesti suurte pankadega või kohe suure pangaga, et me teame neid kasuminumbreid, eks ju, kvartaalseid, aga pankadel läheb ikka väga halvasti, eks. Sest kasum võetakse kuskil mujal välja, nii et sellepärast ma mõtlen, et mingid kohalikud fondid, rahvaosakud, võib-olla rahvaosak oleks isegi täiesti mõistlik kogu selle fosforiiditööstuse sisse investeerimiseks aga need inimesed, kes jäävad sinna väga lähedale, nendele tulevad välja töötada õiglased kompensatsioonimehhanismid. Ja nii või teisiti ühte kaevandust ei lasta praegu teha, mis ei vasta kõikidele nii-öelda looduskaitse nõuetele, nii et see kõige ärarikkumine ei ole kindlasti oht, sest seda kontrollitakse väga mitme silmapaari poolt. Aga see majandamine, jah, seal on nagu täiesti uut lähenemist vaja. Ja ma tahtsin ka paar
nagu lõpetuseks, et millega me võib-olla siis võiks koju minna siit, et see, kuna kõik ju tunnetavad, et viimase 10 jooksul on see maailma tegevusmuster ülimalt muutunud ja Covid alustas nagu uut tasandit, mida me keegi ei uskunud enne seda, et pandeemia võib tulla. Nii palju sedasi, kui praegu toimub, praegu oli vist, ma vaatasin mõni aeg tagasi, oli üle 30 sõjalise konflikti üle maa, eks ju. Et mitte siis ainult ei ole need 2 sõda, mida me siin teame, või 3, eks, paneme Pakistani, India ka, eks, mis on võib-olla kõige ohtlikum hetkel, et sealt võib see tuumapomm ka käiku minna väga kerge sõrmevajutusega. Noh, ei tea. Aga ka kõik uued arengusuunad on ju vastuolulised ja need arengusuunad on ehitatud ressurssidele, mida ei ole. See on nagu üks kõige raskem küsimus üldse selles rohepoliitikas, mida ma 2 käega toetan, aga ma ei näe ühtegi tehnoloogiat, mis oleks küps seda poliitikat ellu viima. Ma ei näe, et aastaks 2030 oleks võimalik täita isegi pooli või veerandit nendest ülesannetest, mis väga paljud riigid, ma ei tea, 60 riiki, eks ju, on endal nagu ülesandeks sättinud. Just sellepärast, et ei ole tehnikat ehk tehnoloogiat, aga tehnoloogia isegi oleks võib-olla, kui oleks saavutatav, siis tehnoloogia nõuab ressurssi ja seda ressurssi, seda metalli ei ole sellises koguses. Ja noh, see kõik, see elektriautondus ja kõik sinna. Nii et sellepärast vastuline maailm tegelikult toimibki isegi väga suurte riikide näitel, eks ju, kus siis on suured sammud tagasi astutud, nimedest jälle ei nimeta üle pika ookeani, suured sammud tagasi astutud nii-öelda rohemõtetest investeerimine hakkab jälle gaasi ja naftatootmisse, eks ju, on juba hakanud. Ja kui nüüd Eestisse sellega minna, siis saab kokkuvõtteks ikkagi öelda sellise positiivse asja, et meil on maapõueressursse ja muid ressursse, millega me suudaks äkki ülemineku ajal ellu jääda. Ja seda vahetuskaupa osta, mida me nagunii peame ostma teiselt poolt piiri, eks ju, mida me ise ei tooda, kõike ei saa ise toota. Nii et selle positiivse sõnumiga ma lõpetan. Aitäh!